Millisel puhul ja miks on mõistlik otsustada LED-valgustite kasuks? LED-valgustite kasuks tasuks otsustada juhul, kui on paigaldustingimused kitsad, ligipääsmatud, tingimusel, kui ei ole ilmtingimata vaja väga suurt võimsust kasutada, kui piisab mõnevatisest LED-valgusallikast, millega välja tuua nišid, sopid. LED on üsna temperatuuritundlik, tema normaalne töötemperatuur on kuni 40–50 kraadi. Igal temperatuuripügal, mis üle 50 kraadi läheb, kahjustab juba LEDi tehnilist konstruktsiooni ja vähendab tema eluiga. Miinuskraade talutab kuni –40 kraadi, aga plusskraadide on LED üsna tundlik. Ja LED siis kestab päris kaua sellistes tingimustes? LED oma ligi 50 000 eluaja tunniga peab seal ilusasti mitu aastat vastu, tõenäoliselt 10–40 aastat. Millised on LEDi sellised ekstravagantsemad kasutusvõimalused? LEDi disaini eesmärgil ekstravagantsed lahendused on kindlasti kõik RGB lahendusega. On võimalik ruumis erinevaid atmosfääre luua, karniisidega ruumi toonida, erinevaid viimistlusmaterjale ruumis esile tuua, kas siis juba värvidega või siis konkreetselt värvustemperatuuridega, mida LED-ide puhul on täpselt sama laias ulatuses võimalik kasutada nagu ka luminofoorlampide puhul. Samas on ka võimalik saavutada LED-idega suhteliselt ligilähedast värvustemperatuuri, mis on hõõglambil ja ka siis halogenlambil. Veel üks hea LED-ide omadus on nende põrumis- ja vibratsioonihindlus. Nad on üsna löögikindlad, seetõttu on nad väga efektiivselt näiteks kasutada süvistatud maapinnas, trepiastmetes, välisvalgustites kindlasti, kus on vandaaliohtlikud piirkonnad. Veel üks LED-ide hea omadus on, et nad ei kiirga soojust ega infrapune ega UV-kiirgust, mis tõttu on nad efektiivsed näiteks ka mingisuguste kangaste väljavalgustamisel või siis jällegi mingisuguste viimistlusmaterjalide väljavalgustamisel, mis kardavad näiteks pleekimist. Samas LED eraldab kuigi palju soojust, aga kõik see soojus, mis ta eraldab, selle ta väljutab siis valgustist tagumise osa kaudu ja see soojushulk on oluliselt madalam kui näiteks hõõglampidel või halogenlampidel.